Tere, austatud publik, komisjon. Minu nimi on Taavi Vanaveski ja tulen ma Tartu Ülikoolist. Ma õpin Tartu Ülikoolis arstiteaduskonnas neurofüsioloogiat. Mind on alati paelunud inimesed ja kuidas me toimime ja kuidas meid efektiivsemaks muuta. Ja käesolevas töös ma siis räägin kognitiivsest ehk tunnetuslikust ehk ka vaimsest jätkusuutlikkusest. Kognitsioon ehk tunnetus on meie kõigi võime tajuda meid ümbritsevat maailma. Kõik, kes me oleme kunagi sündinud, elanud, kõik see, mis on võimalik meie igapäevaelus, on võimalik tänu kognitsioonile ehk siis tunnetusele. Ja see tunnetus võimaldab meil tajuda maailma, mõista selle maailma reegleid, piiranguid ning neid enda hüvanguks kasutada. Ja eriti oluline on sotsiaalne kognitsioon ehk siis mis võimaldab meil omavahel läbi saada, omavahel suhelda ja võimaldab meil ka saavutada suuremat efektiivsust läbi näiteks ühiskonnakorralduse ja tööjaotuse. Ehk siis ilma tööjaotuseta mind täna siin ei oleks, sest et vaevalt, et Kiviaja inimestel, kes alles kive kokku taovad, neil neurofüsioloogia oleks vaja. Ja kahjuks on nii ka, et miks mind siin täna vaja on sellepärast, et inimesed ei ole täiuslik organism. Inimestel on nende head ja vead. Ja kognitsiooniga on selline probleem, et see on üllatavalt vajalik asi. Ilma selleta me elus ei saa olla ja ilma selleta meie ühiskond hakkama ei saaks. Eriti siis tänapäeva arenenud ühiskond. Ja üha olulisem, ehk te märkate seda ka, olete märganud seda ka uudistest, et üha olulisem on see, et inimestel oleks kõrgharidus, et ka Eesti riigis me ajame taga mingeid välismaalasi, kes peaksid justkui õpetama meile midagi uut. Et see probleem on laiem, see probleem on igal pool maailmas. Ja see probleem on selles, et selleks, et mõista seda, mis järgmise 20 aasta jooksul hakkab toimuma tehnoloogia arengus, selleks on vaja väga efektiivselt mõtlevaid inimesi. Selleks on vaja inimesi, kelle kognitsioon oleks maksimaalne. Ja sealt tuleb ka see probleem, et me otsime pidevalt inimesi, kes oleksid järjest võimekamad. Et me põhimõtteliselt jookseme võidu nii aja kui ka meie oma geneetiliste piirangutega. Me võime öelda siis, et inimühiskond tegelikult kompab pidevalt neid inimvõimete piire. Ja see on nüüd saanud meil igapäevaseks. Ja kui me vaatame ka neid kognitsiooniprobleeme arvudes, siis 800 miljonit eurot 2010 aastal läks meile kognitsiooni häirumine maksma. Et ei tundu üldse nii väike kulu. See on keskmiselt, sellel aastal oli see keskmiselt 1 netopalk, keskmine kuu netopalk inimese kohta. Ja mitte kõik inimesed ei käi meil tööl. Nii et tegemist on väga suure kuluga. Ja siit tuleb minu roll mängu, et mida mina siis teen. Mina olen neuroteadlane, kes siis püüab meditsiini jaoks tulla välja uute siis kas teraapiatega või siis ravimite või mis iganes kasuliku teabega, mida siis meditsiinis saaks kasutada nende inimeste kognitiivsete häirete haldamiseks. Ja viimased 4 aastat ma olen teinud seda uurides ühte neuraalset ehk kleepmolekuli. Et siit ka küsimus publikule, et kui paljud teist on enne kuulnud neuraalsest adhesioonist või rakkudevahelisest kleepumisest? Et ikka on, jah? Väga hea, aitäh! Et tegemist on väga huvitava ja raske teemaga üldiselt.
aga meil tundub olevat väga haritud publik. Et siis lihtsalt öeldes, tegemist on siis rakkude vahelise kleepumisega. Kui 2 rakku saavad kokku, siis nad kleepuvad omavahel ja moodustavad keerukamaid struktuure. Et kui meil on juba 3 rakku, siis me võime rääkida juba koest. Ja mis toimub on see, et nende erinevate rakkude kleepumine võimaldab siis rakkudel organiseeruda kõrgemat järku struktuurideks. Ehk siis rakutasandist järgmine struktuur on kude, sealt edasi organ ja lõpuks erinevad organid moodustavad organisüsteemi ja kogu meie keha. Ja kõik see toimub siis erinevate adhesioonimolekulide vahendusel. Kõlab päris lihtsalt tegelikult. Nii. Ja kõik meie kognitiivsed funktsioonid, tunnetuslikud funktsioonid, need leiavad aset ajus. Ja ajus on meil umbes 86 miljardit sellist rakku, millel on siis rakukeha, dendriidid, akson, ja millega nad tegelevad, siis on infotöötlusega. Ja siis lisaks sellele on umbes sama palju veel gliarakke. Ja need gliarakud, need hoolitsevad nende neuronite eest, et nemad saaksid täita oma funktsiooni. Ja kõik need rakud on omavahel ühenduses. See tähendab, et kõik need 100 miljardid rakud peavad olema omavahel ühenduses. Ja see toimub siis nende erinevate adhesiooni ehk kleepmolekulide vahendusel ja LS-SAMP on siis lihtsalt üks nendest. Nii, ja LS-SAMP-i häirumine põhjustab nagu midagi huvitavat. See põhjustab sellise efekti, kus näiteks hiiremudelis see hiir on vähe ärev. Ja sellised vähe ärevad hiired, nad looduses väga ellu ei jää. Et mõista seda, miks see nii on, me peame vaatama, kuidas kiskjad toimivad. Et ehk te olete märganud, kuidas kassid jahti peavad. Nad lähevad kuhugi viljapõllu äärde, siis nad vaatavad rahulikult justkui tühjusesse sinna põllu poole. Nad jälgivad seda põldu, aga mida nad loodavad sealt leida? Et tegelikult mida nad teevad, nad jälgivad, kuidas see rohi liikub. Et kas see sahiseb, kas seal on mingi oma ebakorrapärane liikumine. Sest selle ebakorrapärase liikumise põhjus võib olla saakloom. Ja näiteks selle LS-SAMP nii-öelda puudulika hiire korral, kellel siis see geen on välja löödud, LS-SAMP geen, siis tema sahistab seal rohu sees väga. Et tal puudub täielikult selline nagu pidurdav ärevus. Et kui normaalne hiir liigub rohu sees, siis tema liigub niimoodi, et tsüklitena, et kõigepealt liigub, siis on paigal, siis liigub ja siis jälle tardub. Ja normaalne hiir kordab sellist tsüklit. LS-SAMP-hiir sahistab ühes voos. Ja nüüd, kui vaadata, nagu, et millist hiirt on siis kiskel lihtsam detekteerida, siis LS-SAMP-i, seda LS-SAMP puudulikku. Ja siin võib ka näite tuua sellega, et kui LS-SAMP puudulik hiir oleks üks inimene, kes püüab ületada kiirteed, siis LS-SAMP puudulik hiir püüaks seda ületada autode vahelt, mitte üle jalakäija silla. Ehk siis ta riskib väga tugevalt oma eluga. Ehk hirm on ka ju tegelikult lihtsalt pidurdav funktsioon, mille eesmärk on tagada see, et me ei võtaks liiga ülearuseid riske. Ja kuidas ma seda siis viimased 4 aastat olen uurinud, on nii-öelda transkriptsiooni ehk messenger-RNA tasandil. Et inimesel on genoomne DNA, mis asub siis raku tuumas. Seal on 22 000 geeni, on selline 1 meeter pikk molekul, mis on korralikult kokku pakitud. Ja igalt geenilt saadakse 1 messenger-RNA. Need on siis erinevates kordustes seal rakus. Ja mida siis meie teeme? Meie võtame oma laboris, võtame inimese koeproove, lõikame sealt nende ajudest väikeseid tükikesi välja ja need tükikesed siis lõhume, lüüsime laboris ära. Rakkudest vabaneb messenger-RNA ja erinevate võtetega me siis töötleme seda RNA-d,
aga põhimõtteliselt, mida me teeme, me saame erinevate ajuosade siis suhtarvud selle messenger RNA suhtes, ehk siis näiteks selle LSAMP geeni suhtes. Ja pildi peal see näeks välja umbes niimoodi, et kui me vaatame seda kolmandat tulpa, siis see on kõige informatiivsem meie jaoks. See näitab siis, need on siis põhimõtteliselt nagu suhted. Et kui te vaatate kolmandat tulpa, siis te näete, et torsomediaalses prefrontaalkoores üleval vasakul on see suhe kuskil 6. Ja nüüd, kui me liigume edasi taalamusse, see on siis alumine pilt, siis seal on see suhe juba 15. Ja siis septumis on see suhe juba peaaegu 40. Mis tegelikult meil välja tuli, oli see, et LSAMP geen on madalamalt ekspresseeritud ajuvälistes osades, nagu koore sellistes pealistes osades. Ja kõrgemini ekspresseeritud aju süvastruktuurides, milleks siis on nagu siingi välja toodud taalamos, hüpotaalamus, amüktala, septum. Ja neid süvastruktuure nimetatakse ka ühe mitte väga tihti kasutatud mõistega limbiline süsteem. Ja see limbiline süsteem vastutab meie emotsionaalse käitumise eest. Arvatakse, et see süsteem on väga vana ja väga oluline. Et kõik meie uuemad arengud võrreldes loomadega on ehitatud üles just sellele süsteemile. Ja kuidas see pildis välja näeb, LSAMP avaldumine, LSAMP ekspressioon, on see, et ta ei avaldu mitte kõigis rakkudes, vaid ta avaldub kindlat tüüpi rakkudes. Et siin on näiteks toodud siis hipokampuse hammaskääru värving. Siis vastavalt te näete, kuidas sellised üksikud rakud on värvunud nagu tugevamalt ja need on siis LSAMP positiivsed. Et seal võib näha, et mitte kõik rakud ei ekspresseeri seda geeni, vaid mingid kindlad rakud, mis on nagu mind viinudki selle hüpoteesini, et LSAMP võiks olla vajalik just sotsiaalse kognitsiooni poole pealt, kuna ta avaldub peamiselt seal limbilise süsteemi tsentris ja võiks ta olla siis nagu vastutav selle sotsiaalse poole pealt sellega, et ta moodustab mingeid kindlaid närvivõrke just selles limbilises süsteemis. Et selles suhtes, et LSAMP on lihtsalt üks lihtne adhesioonimolekul, aga ta võib mõjutada tugevalt meie käitumist. Nüüd, et seda on mõttekas, et miks on siis mõttekas seda LSAMP geeni uurida, on nagu ilmselge, et meil on vaja saada inimestest rohkem kognitiivset võimsust välja. Ja tulevikus ilmselt meil hakkab see kognitiivsete funktsioonide nagu häirumine maksma mitte enam 800 miljonit eurot, vaid rohkem. Ja ühtlasi ühiskond, mis vajab järjest nutikamaid ja nutikamaid inimesi, siis meie elukvaliteedi tõstmiseks, siis me peaksime nagu keskenduma sellele, et me suudaks välja tuua mingid uued ravimid, mingid uued teraapiad, mis võimaldaksid meil jätkata siis kas sama elukvaliteediga või suurema elukvaliteediga ja palju paremas tulevikus. Et see olekski nagu võib-olla minu töö. Ja ehk siis neuroteadused üldiselt töötavad siis kõik meie hüvanguks, meie kognitiivsete võimete säilimise nimel. Ja siin ma lõpetaks. Aitäh! Aitäh Taavile, kommentaare ülevalt rõdu pealt. Ja kõigepealt küsimus, et sa ikka võtad hiire ajutükke, mitte inimesi on. Mõlemat. Ma uurin nii inimest kui ka hiirt. Hiir on siis mudelorganism ja inimene on see organism, et kui keegi parasjagu kuskil sureb ja meil on võimalus talt ajutükke saada, siis läheb käiku. Ja palju teil neid inimdoonorid on umbes? Praeguse seisuga mingi 10 inimest umbes, natuke peale.
ja teine küsimus, et mis viib nende adhesioonimolekulide langusele tänapäeval, et miks see nii suur probleem on? Otseselt, siin on natuke keerulisem see taust, et otseselt mitte langus ei ole probleem, vaid polümorfismid on probleem. Et meie genoom loomulikult muteerub aja jooksul ja probleem on selles, et mõnikord need mutatsioonid satuvad näiteks selle LSAMP geeni mõnda regulatoorsesse alasse. Ja see tähendab, et see geen ei funktsioneeri enam nii hästi. Ja selle tulemusena tekib mingi kerge selline kõrvalekalle, mingi kerge häire. Alguses see võib olla näiteks lihtsalt, et laps võib-olla ei suuda näiteks õppida või ei saa teistega läbi. Ja enamasti inimesed kasvavad sellest välja, aga kui näiteks ei kasva, siis me võiks otsida mingit geenidefekti seal kuskil. Täpselt sama nagu polümorfismi. Aitäh, väga huvitav ettekanne. Palun ava natuke neid suuri numbreid, mis need eurod on? Jah, et Euroopa Liidus siis kulub 798 miljardit. See oli siis 2010 aasta seisuga nende kognitiivsete häirete nagu raviks. Et ravi ise moodustab umbes 40%, see on otseselt meditsiinilised kulud. Aga lisaks sellele on seal tegemata jäänud töö, mis on tegelikult väga suur kulu, eriti kui tegemist on näiteks võtame mingi spetsialisti, siis sellised inimesed on ühiskonnale väga vajalikud ja nemad viivad selle nagu selle summa nii-öelda üles. Et siis on veel kaudsed kulud, mis siis on nagu, et ma ei tea, laps pidi koju jääma, ema eest hoolitsema, ei saanud kooli minna. Ja see kõik on kokku umbes 798 miljardit eurot aastas. Et ma arvan, et siin see artikkel on nüüd muidugi 2010 aasta kohta, aga nad on eelnevalt avaldati ka üks artikkel selle kohta 2006 ja siis olid need numbrid väiksemad. Et see tähendab seda, et aasta-aastatelt need numbrid lähevad järjest suuremaks. See ikkagi näitab, et seda, kui väga meil seda vaja on. Jah. Kui komisjonil rohkem küsimusi pole, siis jah, palun publiku seast. Mul on 2 küsimust. Kõigepealt, kuidas sa valisid just L-Sambi oma Dr. Ducks 22 000 geenist? Ja teine küsimus puudutab L-Sambi rolli. Kas ta on oluline arengus või ta on oluline pigem nagu täiskasvanud organismis nii-öelda selle neuraalvõrkude tegevuse reguleerimisel? Need on 2 väga head küsimust. LSAMBi ma valisin oma uurimusteemaks sellepärast, et ma läbisin bakalaureuse õppes ühe doktorantidele mõeldud aine, närvisüsteemi areng. Ja siis Tambet Tõnissoo saatis mind Biomeedicumi füsioloogia instituuti, kus ma siis leidsin oma juhendaja, kes parasjagu tuli lapsepuhkuselt ja siis ta ütles mulle, et hakkab uurima sellist geeni. Ja mina olin kohe nõus ja et mul oleks nagu bakalaureuse tööd vaja, ja nii ma siis lõpetasin 4 aastat seal Biomeedicumis Nüüd ta ei ole enam Biomeedicum, nüüd ta on Siirde ja Biomeditsiini instituut. Et viimased 4 aastat seal ja nüüd doktorantuuris. Ja LSAMBi puhul on selline huvitav asi, et tal on nagu dualistlik iseloom. Ta on oluline nii arengus, hiirel hakkab ta pihta seal kuskil 13. E13, embrüonaalsel päeval 13. Ja mis väga huvitav on see, kuidas ta vahetab 2 nädalat peale sündi, vahetab nagu osaliselt funktsiooni, et ta tuleb sealt aksoni terminusest tuleb ära ainult dendriitide peale. Et selline nagu funktsioonivahetus toimub seal täiskasvanud organismis. Ja ta on oluline nii arengu käigus kui ka täiskasvanud organismis. Loodan, et vastus sobis ja aitäh veel kord suurepärase ettekande eest, väga informatiivne, peab veel seedima seda isegi, aga väike meene. Nii. Aitäh. Aitäh.